Tere! Alustame veebiseminariga Sophistic PEM-tarkvara tutvustus. Tänane kava näeb välja selline, et kõigepealt tutvustan Sophisticut, kirjeldan natukene seda tarkvara, mis sellega teha saab. Siis natuke võrdlen teiste PEM-tarkvaradega, räägin pakettidest ja litsentsindustest ja siis näitan ka näidisprojekte nii Eestist kui ka siis välismaalt. Ja siis tuleb praktiline osa, kus me teeme ühe kahesildalise järelpingestatud tala läbi Sofi plussiga, siis näitan Rhino Grasshopperi varianti ja siis näitan silda, et kuidas Sophistic, siis miks Sophistic on sildade juures just hea. Ja võtmesõna on see teljepõhine modelleerimine. Kui on küsimusi, siis all peaks olema Q&A nupp, küsige. Kui tean vastust, siis ka vastan jooksvalt. Ülejäänud vastustele leian vastuse hiljem. Ja siis näiteks võime suhelda omavahel. Mina olen Tiit Pürkland, tase 7 ehitusinsener, 7 aastat projekteerimiskogemust ja BIM Solutions'is tegelen tarkvaraga alates 2021 novembrist. Sophistic on nüüd siis tegelikult üsna uus lisa siis selle aasta veebruarist märtsist siis sai leping sõlmitud. Kes me oleme? BIM Solutions siia on osa rahvusvahelisest kontsernist. Tegeleme Baltikumis, Ukrainas, Gruusias, Valgevenes hetkel on operatsioonid pausil. Eesmärk on ühtne, suunata ehitussektorit kaasaegsete innovatiivsete lahenduste poole ja ma arvan, et seda ka Sophistic kindlasti on. Mis juriidilistest kehadest siis jutt käib, et mina töötan BIM Solutions siia heaks Läti ettevõtte, aga tegelikult meie emaettevõte on hoopis Leedu ettevõte, Intelligent BIM Solutions UAB ja siis on ka veel Baltic BIM Management UAB, mis tegeleb BIM koordineerimise ja projektijuhtimiste asjadega Baltikumis ja näiteks praegu tegelevad ka Riia Rail Baltica sõlmedega, väga suured objektid on käsil. Mida me pakume, mis on meie portfellis, et siis erinevad tarkvaralahendused, tänane teema siis muidugi Sophistic, siis lisaks kõrval on ka Global RFM, need tegelikult kattuvad omajagu, aga eks siis selle veebiseminari käigus ma seletan, miks see Sophistic hea lisa just on. Siis geotehnika ja fundamentide jaoks Fine Geo 5, siis idea staatika, terasliidete jaoks ja betoonelementide jaoks Rhino Grasshopper, parameetrilise disaini jaoks, see on ka tänases veebiseminaris sees, näitan mõndasid asju. Siis joonespaneelideks käde on ja see on natuke teemaväline, aga ütleme nii, et projekteerimisest faasist järgmiste faasidega teevad Excel Manager. Pakume muidugi ka tehnilist tuge, teeme soovi korral treeninguid vastavalt sellele, kuidas tahate ja teeme ka tootearendust, et siin näiteks Mapri ehitus tellis meilt parameetrilise laohoone, et saad Rhino Grasshopperiga seal neid erinevaid slaidereid liigutada ja sul siis laudaprojekt, mis siis läheb nii Teklasse kui ka Global RFM-i, siis liigub vastavalt lähteülesandele. Nii, ja kui keegi pole sellist asjast kuulnud nagu ehituse e-hüpe, siis tahaksin jälle sellest natuke rääkida, et on võimalik taotleda raha, mis iganes asjadeks, mis on seotud nii-öelda innovatiivsusega ja sinna alla tegelikult lähevad ka tarkvaralitsentsid. Esimese vooru tulemused siis laekusid 2. veebruaril, toetus said 63 ettevõtet, jagati 2,6 miljonit, aga alles on veel 1,9 miljonit. Ja minu tarkvara siis ostu success rate oli niimoodi, et 9 taotlusest 7 said ja 8 tegelikult ostis sellegi poolest tarkvara ära. Ehk siis nagu näete, siis tegelikult täiesti realistlik, et kui teete selle taotluse, siis saate ka selle toetuse, ehk siis 50% makstakse kinni. Nii
et kui sügisel on see taotlusvoor, teine taotlusvoor jälle tulemas, et siis kindlasti võtke ühendust, saan natukene seletada ka, et mida silmas pidada, et teie taotlus oleks edukas. Ja sinna taotlusesse võib panna mitte ainult litsentsid, vaid ka koolitused ja erinevad arendused, ehk siis jällegi mapriehituse näitel, et panime ka sisse koolituse ja ka selle laudaarenduse siis nii-öelda. Aga räägime siis Sophisticust, et mis asi on Sophistic. Selleks ma vahetan nüüd slideshow'd. Nii, Sophistic reklaamib ennast kui tarkvara, mis on inseneride poolt tehtud, inseneride jaoks ja parafraseerides ühte Sophisticu inseneri, ütles selle kohta, et software made by nerds for nerds, aga seda ei tasu liiga tõsiselt võtta. Et tegemist on siis lõplike elementide meetodiga programmiga, nagu on robot, nagu on Drupal RPM ja muud sellised tarkvarad. Mis tooted Sophisticul on, et muidugi peamine on konstruktsioonide analüüs, see on siis lipulaev, eks, aga lisaks on neil juures ka tegelikult autodeskile sellised lisatooted, et kui te peaks olema Reviti kasutaja, siis Sophistic pakub lahendusi, mis siis on nagu Revitisse või AutoCAD-i integreeritud, et oleks lihtsam sarvust modelleerida, jooniseid välja anda ja nii edasi. Ja siis on ka selline infrastructure and bridge modeler, et saad Revitis päriselt ka selle silla projekteeritud nii, nagu ta olema peaks. Ja kellele on Sophistic? Tegelikult valikuid on palju, et üldiselt minu tarkvarad on kas ehitiste või siis geotehnikaga seotud, aga antud juhul siis Sophisticut vaatleks isegi peamiselt kui sildade projekteerimise tarkvarana, aga tegelikult saab sellega ka igasuguseid erinevaid asju teha. Et võimalused on sisuliselt piiramatud. Siin on siis pikad nimekirjad sellest, et mida kõike Sophisticuga teha saab. No, võiks öelda, et põhimõtteliselt saab kõike teha, kui oled konstruktsioone arvutav insener. Et siia pikalt pidama ei jää ja ette lugema ei hakka neid. Ja siis, mis on ka veel hea, et tulemusi on võimalik manipuleerida. Kõik tulemused on võimalik kätte saada tabeli kujul ja neid ise manipuleerida ja siis tagasi saata ja üleüldse Sophisticus on hästi palju võimalik ise nagu mõjutada seda, kuidas see programm toimib. Siin on siis erinevad normid, mis on programmis sees. Kahjuks EVS-i pole, aga selles pole midagi, sellepärast kõiki neid varutegureid ja asju saab vabalt muuta, et ei ole mingiks probleemiks. Ja vaatame siis, miks Sophistic just sildade juures hea on. Esiteks, ükskõik millist silda võid sellega teha, nagu näha, siis siin on nii palju erinevaid variante. Võib teha uhkeid asju, võib teha täiesti igapäevaseid, lineaarseid, lihtsaid sildasid, viadukte, et ei pea olema mingisugune väga vinge projekt, kuigi tehakse ka maailmas nagu kõige uhkemaid ja kõige pikemaid sildu ja asju tehakse ka Sophisticuga. Miks see Sophisticus sillaga hea on sildadega, sellepärast et ta on juba üles ehitatud niimoodi, et sul on võimalik näiteks anda talle joon ette, parameetriline joon, sild ära projekteerida ja siis, kui sa muudad seda joont, siis sul automaatselt kõik elemendid mudelis, nii trossid, sillasambad, kõik asjad nagu liiguvad sellega kaasa. Et kuna sillad on sellised lineaarsed konstruktsioonid, et just selline lähenemine ongi nagu väga loogiline, saab teha ka ristlõikeid parameetriliseks täpselt nii, nagu sul vaja on. Pärast ma näitan ka natukene seda.
Ja siis sa saad öelda sellele, näiteks kui sul on parameetriline ristlõige, eks sa saad talle täpselt ette sööta, et kuidas piki seda silla telge, et kuidas siis näiteks silla kõrgus muutub, nagu seal all paremal näha on. Ja seda ka juba mainisin, et kui muuta siis silla telge, vasakul general alignment, et siis kõik sillasambad ja asjad keeravad ennast ja liiguvad teljega kaasas, kui need on niimoodi defineeritud, aga alati võib ka, ei pea olema ühendatud selle põhiteljega. Noh, sisuliselt juba sellest rääkisin. Siin on veel natuke teistmoodi näidatud ja all on veel muidugi lisaks see pre-stressing layout, et on täiesti eraldiseisev komponent olemas, kus on hästi lihtne trosse defineerida. On tõesti lihtne, pärast jällegi näitan. Ja lisaks sellele, et Sophisticul on endal olemas selline parameetrilise disaini võimalused, siis ka ta toimib väga hästi Rhino Grasshopperiga. Sellest on Sophisticu inimesed aru saanud, et Grasshopper on väga võimekas tööriist ja nad tõesti panustavad selle nii-öelda Sophisticu ja Grasshopperi lingi peale tugevalt, et Grasshopperis on eraldi Sophisticu nupukesed tekitatud, millega on võimalik väga palju ära teha. Ja siin on siis veel üks Sophisticu väga tugev külg on etapid, construction stages, et saab väga keeruliseks minna igasuguseid seadeid välja mõelda, et see on kindlasti üks Sophisticu tugevus. Pärast korra vaatame, viskame nendele ka pilgu peale ühe silla näitel. Ja muidugi ka automatiseeritus on üks tugev külg, et väga lihtne mudelit üles seada ja jõuda lõpptulemusteni, sest taustal tehakse automaatselt kombinatsioonid ära, erinevad need staadiumid ja nii edasi, et ka muidugi see traffic loading, et liikluskoormuse jaoks on eraldi moodul, mis teeb selle nii-öelda koormuste pealepaneku ka väga mugavaks. Ja ta ise automaatselt siis leiab need kõige hullemad olukorrad sealt välja. Siin on siis näide liikluskoormustest, aga noh, jah, siin ei ole vast vaja midagi täpsemalt rääkida. Ja muidugi jah, pingestamine, et on võimalik igatpidi neid trosse defineerida ja igasugused kõik kaod, kõik, mis trossidega seotud on, kõik siin saab teha. Ja see on ka põhjus, miks on üks maailma kõige kasutatud tarkvara sellisteks konstruktsioonideks. Siin veel üks ilus slaid jälle lihtsalt näitamaks, et on võimalik optimeerida kaableid, trosse, kvante, mida iganes. Ja lisaks sellele, on võimalik ka niimoodi teha, et näiteks mõned sõlmpunktid on hoopis eraldi lokaalsed mudelid. Et sa saad nagu tekitada sellise eraldiseisva mudeli veel oma sellest globaalmudelis. No muidugi sama idee poolest saab selle sama sõlmega saata SAF structural analysis formati kaudu ka IDEA statikasse ja seal hoopis näiteks terassõlm ära arvutada. Siin jälle üks ilus pilt, pikalt siin ei peatu. Ja siinkohal tahaks natuke rääkida sellest, et kuidas siis Sophistic erineb teistest tarkvaradest. Tavaliselt robotis näiteks või Lubal FM-is oleme harjunud, et teeme mudeli lahti ja hakkame seal samas keskkonnas ehitama talasid, plaate ja nii edasi. Või teine variant, et impordime midagi kuskilt sisse, aga ikkagi see põhiinfo, nii-öelda see hoone geomeetria, kõik on ikkagi selles samas kohas ja sa saad selles samas programmis teda nihutada ja neid nodesid seal liigutada ja nii edasi. Aga Sophistic töötab natuke teistmoodi, pärast näete, et selles Sophisticus endas me tegelikult väga midagi graafiliselt ei teegi, nagu me ei modelleeri midagi, vaid selleks me lähme üle Sophi Plussi. Sophi Plus on AutoCADil põhinev selline programm, sisuliselt võimegi öelda, et on AutoCAD, kus on lihtsalt natukene lisafunktsionaalsust. Jällegi pärast näete.
Teine variant on, et sa teed Revitis, ehitad selle mudeli üles ja Revitis on samuti täiesti sellised integreeritud tööriistad olemas. Väga lihtsasti saab Revitist mudeli Sophisticusse. Kolmas variant hoopis Rhino Grasshopperi kaudu teha või kasutada Tedit ehk siis text editori ja hoopis teksti kaudu defineerida enda mudeli. Ja siis üks sekund. Ja üks väike erinevus veel, et see tulemuste vaatamine, et seda võib-olla ei olegi mõtet siin kirjeldada, vaid kui ma pärast näitan, siis saate aru, millest teema on, et see on natukene teistmoodi üles ehitatud. Kui nüüd rääkida litsensindusest, siis et Sophistic on modulaarne, et on erinevad mooduleid saad juurde panna, kombineerida ja nii edasi. Aga samas on olemas ka sellised põhipaketid, et Professional, Premium ja Ultimate. Et Professionaliga üsna piiratud, muidugi ka odavam. Premium on selline, millega saab ju paljud asjad ära teha ja siis Ultimate on see, millega siis päriselt pingestatud konstruktsioone, sildu ja selliseid asju korralikult teha saab. Aga on võimalik ka neid ilmselgelt kombineerida, võtta see vahepealne variant ja võib-olla paar moodulit juurde, et teha mingid teatud pingekonstruktsioonid ära. Et natukene siis võib-olla soodsamalt saada. Ja neil on ka selline huvitav lahendus, et sa saad osta network litsentsi ja sa saad selle network litsentsi kombineerida sellise Sophistic user interface suite'iga. Ehk siis põhimõtteliselt on niimoodi, et see network, see põhi Ultimate litsents on siis preprotsessoriga, ehk siis sa saad nagu seda Sophi plussi või seda eeltöötlust teha, eks. Siis Solver on see, et reaalselt arvutab asjad ära ja postprocessor, et analüüsime tulemusi, et sa võtad selle Ultimate Package'i network variandi, aga võtad UI suite näiteks 3 tükki juurde, siis tegelikult idee poolest 4 inimest saab programmi kasutada, aga Solverit saab ainult üks korraga kasutada. Ehk siis samal ajal arvutada ei saa, kalkulatsioone teha ei saa, aga samas jällegi kui mõelda, et 4 inimest ju, kui tihti nad täpselt samal ajal arvutavad. Ehk siis praktika näitab, et tegelikult selle asemel, et osta näiteks 4 lokaalset litsentsi, on poole odavam osta üks selline täislitsents ja teised 3 näiteks UI suite'id. Et niimoodi on võimalik kombineerida ja raha säästa, eriti kui sul on teada, et sul on näiteks 3-4 kasutajat juba, et siis võib see väga hea säästlik variant olla. Näitan natukene ka, kuidas siis Autodeski toodetega siis Sophistic klapib, et nagu näha, siin üks Reviti mudel, osaliselt on füüsiline mudel näha, osaliselt on analüütiline mudel näha. Et idee poolest saad sa Revitis selle mudeliga üles ehitada, kõik toed panna, koormused peale panna ja siis Sophisticus natukene siis kombineerida, kombinatsioone teha, muid asju, muud lisainfot panna ja siis lõppude lõpuks tegelikult on võimalik ka tulemusi Revitis näidata. Ja pluss veel siis, kuna neil on Sophisticul on erinevad sarrustamise tööriistad, et siis kui need ka veel kokku panna, et siis võiks ka see Reviti mudel täitsa toimida kenasti. Hiljutine teema on Analytical Model Generator. Selle kohta tehti ka eraldi veebiseminar äkki kuu-kaks tagasi. Põhimõtteliselt idee on selles, et miks analüütilisi mudeleid tihtipeale väga ei kasutata. Praktika on selline, niimoodi on välja tulnud, et reklaamitakse, et hea võimalus, et teed oma füüsilises mudelis kohe analüütilise mudeli ka korrektselt ära ja siis saad automaatselt saada arvutustarkvarasse oma mudeli, aga tegelikult praktikas need mudelid lähevad katki kogu aeg ja maru raske on nihutada neid postikesi ja plaadinurgakesi ja servasid ja seinu täpselt niimoodi,
et need elemendid on nagu oma tsentriontega kontaktis. Aga see Analytical Model Generator lahendab selle probleemi ära, sest et ta genereerib, ta ise ühendab elemendid ära ja lisaks ka, kui midagi muutub, siis ta suudab neid muudatusi väga mugavalt hallata. Et kuidagi huvitab, siis soovitan otsida selle webinari üles Sophistic kodulehelt ja see tundub, et päriselt ka toimib, et muljetavaldav lahendus. Siin üks teine pilt, eks. Ja siis muidugi see Bridge plus Infrastructure Modeler, et see on jällegi Reviti jaoks, et sisuliselt töötab nagu see Sophisticu Sophie plussi lahendus, et täpselt samad võimalused on olemas, ainult tulemuseks on see Reviti mudel hoopis. Et siin on mõni näide ka sellest, et tõesti vist saab silla ära sarustada ja siin on ka siis veel näha, et sellised pingestatud trosside otsa detailid on ka olemas. Ja siin siis veel üks ilus pilt koos joonisega, kuidas see asi võiks välja näha. Maapinda on võimalik ka siin näidata. Ja siis jah, sarustamise lisad on siis veel eraldi toodet täna. Et siin on mõned näited, mida on võimalik teha. Jah, joonisid modelleerida, joonisid genereerida ja saab ka spetsifikatsioonid. Jälle mõni näide, mida ma ise ei ole testinud, aga see reinforcement generation on ka, et teoreetiliselt peaks toimima, et plaadid on arvutatud, siis saad lasta genereerida sarruse kohe mudelisse. Ei tea, kui hästi toimib, võib-olla toimib hästi. Ja siin jälle üks näide siis, kuidas see asi võiks välja näha siin Revitis. Ja lähme üle näidete peale ja pärast näiteid siis hakkame ka päris mudelid vaatama. Et tõin välja mõned huvitavamad näited, et siin on üks selline jalgsild väga huvitava konstruktsiooniga. Fosforuse sild, et nagu ma mainisin, et tehakse ka maailma pikimaid ja maailma suurimaid asju Sophistikuga. Aga muljetavaldav projekt. See oli lihtsalt üks selline, mis mulle endale meeldis, väga selline visuaalselt rahulduspakkuv sild. Ja muidugi siin on ka Smuuli viadukt, et ka Eestis on väga palju projekte tehtud Sophistikuga. Siis siin ka mõned hoonete näited. Et Singapuris selline tuntud hoone. Selle hoone kohta, Kuveidi lennujaama kohta on ka eraldi webinar olemas, et kuidas siin asi üldse üles ehitati. Et nagu te näete, siis ta koosneb sellist kaarjastest koorikelementidest, oli ka huvitav webinar. Ja kindlasti olete ka midagi selle torni kohta kuulnud. Ja üks näide siin Riiast. Ja muidugi siis siin veel tänama Jürgen Einpauli Est-Consult OÜ-st, et saatis mõned Eestis tehtud objektid ka. Et see on Keskkonnamaja Doki hoone. Siin on Muuga terminali Põhjaranna tee viadukt. Porto Franco järelpingestatud vahelaed. Üsna mahukas pindala poolest. Tagadi viadukt. Ja näiteks rataskäivu 5 vahelagi. Tänud veel kord Jürgenile, et neid mudeleid minuga jagas. Ja muidugi, mille pärast ma olen väga elevil, on see, et just hiljuti siis Infinfra koos Stricto projektiga võitsid Pärnu 3. silla hanke ära ja kahjuks hetkel veel mudelit teile näidata ei saa, aga ma loodan, et Stricto näitab seda millalgi hiljem, kui see on sellises tööprojekti faasis ja kõik on paika timitud. Aga selline see sild tulemas on, väga kena, väga hästi optimeeritud, õige sillatüüp sellisele sildavale ja ilmselt tuleb väga soodne lahendus, aga töökindel. Ja kes on Eestis kasutajad?
tuntud bürood. Kindlasti kõik, kes te praegu siin vaatate seda veebiseminari, teate neid büroosid. Esconsult, järelpinge inseneribüroo, Stricto Projekt, KB23, Real Projekt ja Skeleton. Ja ma usun, et väga suur osa infrastruktuuri projektidest lähevadki läbi nende büroode. Ja sellega on nüüd see selline jutustav osa läbi ja võikski natuke vaadata programmi sisse, et kuidas see programm toimib ja kõigepealt tahakski alustada kahesildelisest järelpinge talast, et kuidas selle modelleerimine siis käib. Nii. Okei, vaatame korra veel seda slaidi enne, kui lähen näitele, et miks üldse oli vaja seda sofistikut võtta RFM-i kõrvale. Lihtsalt sellepärast, et RFM ei tee pingestatud konstruktsioone. RFM-is on küll Construction Stage Manager olemas, aga see ei ole kaugeltki nii tugev, kui see on sofisticus. RFM-is küll saab sildu teha, aga jällegi kahe eelmise punkti tõttu ei ole ta ikkagi liiga hea selle jaoks, et pigem ikkagi sofistik ja muidugi kõige tähtsam on see, et väga tugev isiklik huvi. Olen alati tahtnud uurida, et kuidas see järelpingestatud konstruktsioonide projekteerimine käib ja nüüd siis tekkis see võimalus, et sõlmida sofistikuga leping ja hakata õppima ja teistele ka teadmisi jagama, kuidas see sofistikuga käib. Siin on veel korra paketid näidatud ja hea küll, aitab slideshow'st ja hakkame siis tarkvara lähemalt vaatama. Nii, kõigepealt ma teen lahti SSD ehk siis Sophistic Structural Desktop. Mulle meeldib, et ta avaneb alati hästi kiirelt, sekunditega. Tihtipeale programmid see esmane avamine on maru aeglane, eriti näiteks Teklas. Teeme uue projekti. Panen nimeks näiteks Tala, pealkiri Tala. Siin on siis erinevad koodeksid, nagu näha. Võtame lihtsalt tüüpse eurokoodeksi. Hetkel tahan lihtsalt Tala teha, mitte silda. Et on niimoodi 3D ülejäänud on paika. Siis tekib mulle siia selline pilt ette ja nagu näha, siis siin üleval ei ole mingisuguseid insert ega create ega mingit sellist tääbi. Ehk siis nagu enne mainisin, et tegelikult siin graafiliselt ma ei saagi siin mitte midagi teha ega seda mudelit nagu ehitada. Aga hakkame siis vasakult poolt pihta, et esiteks, mis materjalid mul siin mudelis on. Tõstan selle C35 peale. Siis sarrus on siin kenasti juba defineeritud, B500B sobib. S355-ga mul ei ole midagi teha, selle ma vahetan ära pre-stressing stiili peale. Valime siit sellise trossi. Ülejäänud jätame defaultiks, ei hakka näppima. Siis teeme ühe ristlõike, et võime teha standard section'i või võime teha sellise solid section'i, näiteks kui me teeks mingit silda või mingit sellise huvitava kujuga mingit tala, mida me tahaks näiteks AutoCADis joonestada või siis selles Sofipluses, siis pigem kasutame seda. Aga hetkel teeme lihtsa näite ära, rectangular beam. Teeme näiteks 600 korda 800. Siis teeme natuke akna suuremaks. Paneme alumiseks sarruseks 25 näiteks ja paneme üles ka 25 juba. Ja külgedele jätame väiksed sarused. Nagu näha, siis siin see saruse paiknemine on siis tsentri järgi, et sisuliselt T2, mitte selle kasuskõrgusega, vaid kõrgus minus kasuskõrgus, selle järgi siis defineerid ära saruse paiknemise arvutuste jaoks. Paneme OK. Siis lähme vaatame korra Action Manageri, mis actionid mul on. Ta lihtsalt siis
kuidas nüüd seda seletada, et üldiselt, et millised erinevad jõutüübid mul üldse selles mudelis on. Kuna tahame ikkagi järelpingestatud asja teha, siis tekitame siia midagi juurde ja selleks on pre-stressing. Okei. Nii. Ja nüüd tegelikult juhtubki see huvitav asi, mida siin näiteks robotis või RFM-is pole, et nüüd me avame Sofi plussi, et hakata modelleerima seda konstruktsiooni. Nii, Sofi pluss tuli lahti. Natuke keerutame seda mudelit. Siis nagu näete, see on täpselt nagu AutoCAD ja päriselt ongi nagu AutoCAD. Mingeid erinevusi väga ei ole. Kõik käsud on täpselt samasugused, mis on ühelt poolt väga hea, sellepärast paljud meist on AutoCAD-iga nagunii juba väga tuttavad. Ja ma tean, et ka mõned, isegi kui kasutavad näiteks robotit või mingit muud tarkvara, et siis nad ikkagi teevad AutoCAD-is mingisuguse töö ära ja siis impordivad selle robotisse. Et alustame siis näiteks sellest, et tekitame 3 structural pointi. Esimese paneme 0,0 koordinaatidega. Mul tekkis see setting hüppas teise akna peale. Ma pean natukene siin. Nii, selline läheb see setting välja. Paneme suunad kinni ja ümber X-telje nii-öelda väändumise lükkame ka kinni. Koordinaatiks panen 0,0. Siin on nüüd näha, tekkis selline tugi. Siis nüüd laseme X-suuna lahti ja paneme 16 meetri peale ühe toe ja paneme 32 meetri peale ühe toe. Siin on nüüd näha, need joonekesed viitavad sellele, et saab X-suunas liikuda. Siis järgmisena tekitame structural line'i, 2 tükki lausa. Nii, paneme centric beam, võtame selle sama ristlõike, mille ma defineerisin. Rohkem midagi ma siin välja arvatud üks asi. Ma tahan, et arvutusmudel oleks 1 meetristeks tükkideks jaotatud. Siis ma panen siia 1 meeter. Muidu default settingud on lihtsalt sellised, et need arvutusjupid tulevad nii suured, mis mulle isiklikult väga ei meeldi. Aga hea küll, võtame niimoodi, alustame jälle koordinaat 0.0-st 16 peale ja siia. Nii, tehtud. Nüüd, kui ma orbitin, siis ma tegelikult näen ka, milline see ristlõige nagu selles kontekstis välja siin näeb. Siis järgmisena lähme siia loadsidena. Üldiselt käibki see niimoodi ülevalt alla. Siin on need tabid on õiges järjekorras. Lähme loadsid alla, load case manager. Et kui enne action'id sai juba paika panna, siis nüüd oleks vaja ka load case'id tekitada. Ja teeme näiteks 4 tükki neid. Viimasel lasen maha, mulle ei meeldi see number 4 seal. Ma tahan, et ta oleks. Jälle kodus aken ära kuhugi. Leidsin üles. 11. Ja esimene võiks olla kindlasti oma kaal ja kindlasti peab jälgima, et see factor dead weight siis saaks siia 1,0-ga, et oleks päriselt ka konstruktsiooni enda kaal arvestatud. Nimed self weight, siia panen additional load, siia panen live load. Tüübid paneme ka paika, eks, ja siia paneme pre-stressing. Ja tüübi paneme ka siis pre-stressinguks. Okei. Nagu näha, siin on kombinatsiooni tegurid ka näidatud. Kui ma tahaks näiteks cool neid muuta, see on kasutuskorpusklass A või B järgi, eks. Et siis ma peaks seda action'i alt siit muutma käsitsi. Paneme okei.
koormuse load case'id on defineeritud, nüüd oleks vaja panna mingi joonkoormus peale. Selleks siis vajutasingi siia line load'i peale. Self weight, siia ei taha midagi panna. Lisa omakaal paneme siia siis näiteks. Paneme 50. Ja nüüd, mis joontele ma nüüd panen, saan niimoodi, et ma võtan siit alt pick lines or curves. See joon. Ja nüüd teeme niimoodi, et paneme live load'i ka. Paneme live load'iks näiteks 30. Ja samamoodi pick lines or curves. Nii, nüüd on juba visuaalselt näha, et koormused on peal. Lähme järgmisesse aknasse pre-stressing. Kõigepealt, kui ma vajutan siia üles, ma saan kohe ühe errori, aga mul on kõigepealt vaja see süsteem ära defineerida. Paneme näiteks 8 trossi, 50 ruutmillimeetrit, siis ta arvutab mulle vastavalt standardile kohe selle jõu välja. Siin saab veel settinguid näppida, aga praegu jätame kõik default'i. See jõud on käes. Okei. Nii, ja nüüd ta viskab mulle kohe errori ette, et there are no access in the drawing. Et see PT editor on siis on silla funktsioonide osa, et sildasid projekteerides tasuks defineerida ka telje ja siis kõik elemendid selle telje külge, aga hetkel ma praegu täiesti tahtlikult teen ilma teljeta. Pärast näitan ka silla näite peal, kuidas see telje asi toimib. Ehk siis see PT editor on tegelikult nagu väga hea selline vahend, millega siis oma trosse defineerida, trosside nii-öelda seda kuju ja kuidas trossid siis konstruktsioonis liiguvad. Aga hetkel, kuna mul telge ei ole, siis ma näitan, kuidas käsitsi seda trossi teha. Nii, ja samal ajal korra vaatame ka siia structural desktopi ja nagu näha, siis ma just defineerisin trosside settinguid ja siis nagu näha, see tekkis kogu automaatselt siia. Lähen tagasi ja nüüd teeme niimoodi, et tross defineerida, tekitame mõned AutoCAD jooned, nagu ikka line command, eks. Line command, ma tean, et mul on ristlõike kõrgus on 0,8 meetrit. Siia mul ei ole vaja, tahangi, et tross oleks täpselt tsentriseks ja siis näiteks võtame siit midpointi järgi 0,3 meetri sügavusele. Tekitame ühe joone, liigutan 2 meetrit tagasi. Keskmise toe peal ma tahan, et tross oleks üleval, eks. Teen siin niimoodi 0,3 meetrit ülespoole ja selle joone ma mirroriga tekitan teisele poole ka. Nii, ja nüüd kasutan sellist asja nagu spline command. Ja tekitame ühe ilusa sellise joone siia trossi jaoks. Nii, vaatame. Okei, view oli kadunud. Ja nagu näha, siis tundub, et võiks toimida. On täitsa loogilise paiknemisega. Nüüd mul on vaja teha sellest trossist structural line. Selleks lähen siia, vajutan line'i peale. No cross section antud juhul ja pick lines or curves. Nii, nüüd joon läks kollaseks, järelikult õnnestus. Ja nüüd lähen tagasi pre-stressing usse, võtan tendoni. Nüüd on vaja mul valida, mis elementide küljes tross olema hakkab. Tahan, et toimub selle elemendi küljes ja et oleks selle elemendi küljes. Nüüd vajutan enter või spacebar. Tekkis uus aken. Ja nüüd ma pean valima, et milline see tross siis tegelikult on. Ja kuna ma juba defineerisin selle joone ära, siis ma valin jälle siit alt pick lines or curves. Ja valin structure line 3. Ja nagu näha, siis see tross juba tekkiski siia, punane joon.
kenasti pre-stressing load case'is, väga hea. Aga ma nüüd tahaks, et mul oleks 2 trossi. Siis ma teen niimoodi, et ma liigutan selle trossi 0,15 meetri võrra paremale ja 0,3 meetrit siis kopeerin vasakule. Mul on 2 trossi olemas. Panen uuesti 2 otsa peale, kontrollin üle. Jah, mõjub esimesele ja teisele elemendile, et siis esimeses sildes olevale talale ja teises sildes olevale talale. Ja nii ongi. Edasi filter, siin võib lihtsalt vaadet filtreerida igat pidi, nagu sa tahad. Hetkel ei näpi, tools ka ei kasuta neid praegu. Ja ongi kõik, mis me nüüd teeme, on see, et kui ma nüüd lähen siia structural desktopi, siis siin mingit mudelit ei ole. Et see mudel sinna saada, on meil vaja kasutada siin üleval vasakul olevat export nuppu. Vajutan exporti peale, siis hetkel neid settinguid muutma ei hakka. Default on väga okei. Nii okei. Siin arvutamine käib. Okei, mingisugune probleem oli tendoniga. Üritame aru saada, mis see probleem oli. Võiks nagu toimida. Proovin uuesti või? Ta annab mulle mingi imeliku errori praegu selle tendoniga. Üks sekund, kui ma kohe üles leia, siis ma võtan teise mudeli lahti. Nojah, nagu ikka, mulle tundub, et protsess oli õige, aga ta millegipärast tahab mulle telge siia suruda. Ma ei tea, mis tal viga on. Igatahes ma ei hakka praegu siin pikalt aega raiskama, et ma võtan juba valmis oleva mudeli lahti, siis on natukene lihtsam. Igatahes see on nüüd valmis mudel. Nagu näha, siin on kõik näeb samasugune välja. Nii, kui ma lähen nüüd siia mudelisse, siis ma teen ekspordi uuesti, siis ma saan nullist alustada. See on õige mudel. Ekspordime välja. See nüüd kenasti toimis. Ei tea, mis eelmisel viga oli. Siis jõuame sellisesse kohta. Siin on näha need meetrised jupikesed, eks. Ja vaatame siia natuke sisse ka. Trossid on kenasti sees. Ja selline vaade on ka päris hea. Näha, nagu, kuidas need trossid siis päriselt selle ristlõike suhtes paiknevad. Nii, ja siis järgmisena, mida on vaja teha. Combination rules, vaatame korra üle. Siin on siis, kuidas kombinatsioonid tekitatakse. Default settingud on täiesti piisavad. Ei pea midagi seal näppima hakkama praegu. Siis linear analysis, vaatame sisse, mis kombinatsioonid me ära arvutame. Või tähendab load case'id. Laseme ära arvutada, vaatame, mis juhtub. Parem klõps calculate up to linear analysiseks. Nii. Ja nüüd juba näeme, kuidas need load case'id toimivad, eks. Ja siis siin on siis näha, kuidas pre-stressing tõmbab siis tala hoopis ülespoole kaardu.
Mida siis edasi teha? Edasi võiks ikkagi tekitada kombinatsioonid, mida siis kasutada selle järelpingetala projekteerimisel. Selleks ma jätsin alles SLS-ist jätsin siis selle Forces and Beams ja ma tahan ainult 3 erinevat jõudu, teisi jõude ei olegi, eks nad praegu segaksid mu mudelit. Ja ULS-is siis samamoodi normal force, shear force, bending moment, et rohkem midagi küsima ei hakka. Ja kui ma nüüd panen calculate up to combination rules, tähendab, ma lasen siia interactive graafikusse kohe ära, siis saab juba nagu tulemusi vaikselt hakata vaatama. Panen 2 lõpsu interactive graphicsisse, siis siin ma saan neid kombinatsioone ka nüüd vaadata. Siin see tulemuste vaatamine ongi nüüd selline huvitav, et mida ma enne ka mainisin, et kui muidu oled harjunud, et paned, ma ei tea, bending moment diagrammi peale, siis sa näed seda siin 3D-s visuaalselt, aga siin pigem ikkagi vaatad sellistest raportitest ja teistest akendest nagu natukene teistmoodi on see süsteem üles ehitatud. Kuigi ma nägin üks Softistiku insener näitas mulle, et tegelikult nad arendavad praegu ka neid 3D asju ikkagi, et rahvas nõuab ja siis küllalt ka siis saavad. Ja minnes nüüd tagasi nende graafikute peale, et siin on selline üldine pilt, eks, siis results, beam elements, forces, bending moments ja kui me nüüd vaatame külje pealt ja valime siit load case'ideks, saame ühe viisi vaadata. Siin on siis see järelpingest tekitatud paindemoment, eks. Võime ka vaadata normaalpinget, mis tekib järelpingestatud trossidest. Ja siit siis saame ka vaadata ULS maksimaalne paindemoment. Valime siit bending moment, load case'ide alt võtame siis selle 1329, see on siis maksimaalne MY väärtus ja siin siis näeme ära, milline see püür on, kui siis järelpinge ja koormused kõik kokku panna. Nii ja siis mis edasi? Edasi on võimalik construction stage'id defineerida. Et siin siis olen juba ette ära teinud, et kõigepealt omakaal, siis pannakse pinge peale, lasen 28 päeva tal roomata ja siis läheb additional dead load koos kasutuskoormusega peale. Siin on näha, et loadside all olen pannud, et live load first activation on 20. selles staadiumis ja 20. staadium on see, ehk siis need lähevad koos peale ja siis lasen tal lõpuni välja roomata. Process immediately on peal, nii kui okei panen, arvutab mulle need staadiumid välja. Ja kui ma nüüd lähen tagasi siia system visualization'isse, siis ma näen selliseid tulemusi. Et 4000 on siis nii-öelda need kumulatiivsed, kuidas nüüd öelda, kumulatiivsed siis tulemused, eks, ja siin 5000-ga näed igat ühte nagu eraldi, et kui palju ta siis mõjutab eelmist või milline see staadium siis täpselt omaette välja näeb. Ja kui ma panen amplituudi nuppu, panen näiteks 100, siis need deformatsioonid on kõik nagu skaalas, ühes skaalas. Vaatame, kuidas see konstruktsioon siis deformeerub. Kõigepealt omakaal, siis tuleb järelpinge, 28 päeva roomab, nagu näha, siis roome tõttu läheb veel rohkem, tõuseb veel rohkem üles ja kui nüüd tuleb koormus peale, siis langeb tagasi madalamale ja siin on siis see lõplik roome. Ja mis nüüd veel üle jääb, on see, et on vaja ka päriselt disainida, et kas mul siis piisavalt sarrust on või kuidas sellega lood on. Ja muidugi ka interactive graafikust ma võin veel vaadata seda, et kui ma teen lahti selle, mis pinge mul siin selles elemendis üldse on.
paneme design, beam elements, stress of the material ja maximum compression strength näiteks. Valime selle kõige viimase variandi, see on kõikide püüride kõige suurem väärtus. Ja siis siin on näha megapaskalites, et toe peal on 16,9 või siis 17,2 ja avas 19,79. Et ma siin täis tala disaini ei tee, et need väärtused on sellised nagu on. Ma ei ütlegi, et see on nüüd õigesti lahendatud, võib-olla see ei ole väga aktsepteeritav. Ja siis siin saab ka vaadata staadiumite kaupa, et näiteks omakaalust on selline pinge, eks. Siis kui läheb järelpinge peale on niimoodi ja nii edasi, eks. Et kõige hullem olukord antud juhul siis tundus, et ongi see, kui järelpinge peale läheb ja ülejäänud koormusi pole peal, et siis ilmselt on liiga kõvasti pingestatud. Nii panen selle kinni. Siis on veel design ULS. Siin jällegi kasutan default settinguid, lasen tal kasutada neid genereeritud kombinatsioone või siis nii-öelda neid envelope, kus on max min väärtused kõik olemas ja nende järgi ta siis selle disaini teeb, eks. Paneme, praegu okei veel ei pane, vaatame korra SLS-i ka. Nii siin SLS-i samamoodi, et saab neid samu kombinatsioone kasutada, mis on juba genereeritud. Laseme tal siis kõik arvutused ära teha. Vaatame, mis juhtub. Kõigepealt vaatame ULS-i raportit. Arvutused olid edukad, ühtegi errorit ei olnud, aga jah. Nii. Ja näiteks siin on kohe näidatud, et palju sarvust vaja on, et element puruks ei lähe, pikisarvus siis. Alumine väärtus, ülemine väärtus. Ei, tähendab siin, jah, just. Et nagu näha, on vaja mõlemaid lisada, mis iganes põhjusel. See 19,4 on see, mis on juba sisse defineeritud, mida ma tegin täiesti alguses, kui ma seda ristlõiget defineerisin. Ja siin on siis ka see põikjõusarvuse vajalik kogus, et 24,49 ruutsentimeetrit meetri kohta on vaja siis toel. Et muidu oli piisavalt defineeritud, aga keskmisel toel on ikkagi vaja juurde panna. Ja kui me vaatame nüüd SLS situatsiooni, vaatame raporteid. Ta annab samasuguseid tulemusi. Et ilmselt antud juhul on see ULS ikkagi nii domineeriv, et ei ole vaja SLS-i lisada, aga ütleme niimoodi, et SLS-is juurde sarvust lisada. Aga jah, kuna see oli selline näidisülesanne, väga puudulikult tegelikult lahendatud, et see ei ole nagu reaalne selline lahendus, mis võiks kuhugi platsile minna, siis sellest tingitud ka võib-olla olid need tulemused natukene sellised naljakamad. Aga igatahes niimoodi see välja näeb, et ühe viisi siit lähed allapoole, vahepeal Sofi plussis natukene modelleerid, defineerid asju, tugesid, geomeetrit ja nii edasi. Ja siis siin saab natuke visualiseerida, kontrollida, kas kõik on õige, konstruktsioon deformeerub loogiliselt ja nii edasi. Vot, aga läheme järgmise näite juurde, et näitan, kuidas Grasshopperis oleks võimalik sellist asja defineerida. Teeme ühe näite lahti. Nii, see oli mu selle webinari jaoks loodud mu elu esimene Grasshopperi fail, mis siis täiesti iseseisvalt tehtud. Ma kahjuks seda täiesti lõpuni teha ei jõudnud, puudus oli. Aga idee on jah selline, et põhimõtteliselt osa tööd teed siin Grasshopperis, osa tööd teed ikkagi Sophisticus, et kõik ei ole mõtet ka siia Grasshopperisse toppida, lihtsalt ajakulukas.
ja eks ta ole maitse asi ka, et mõni insener ütleb, et ta teeb kõik Grasshopperist, teine insener ütleb, et täiesti mõttetu on kõike Grasshopperist teha, et sul on Sophisticus tegelikult nii head tööriistad olemas, et miks sa pead neid siia toppima, et lihtsalt genereeri siin mingid asjad ära ja ülejäänud tee Sophisticus, et see kõik on selline maitse asi. Aga kuidas mina selle tala siin üles ehitasin, oli niimoodi, et kõigepealt siis ristlõige, eks, mida me saame siin igatpidi kruttida 1000 peale. Ups. Nagu näha, siis trossid liiguvad kenasti kaasa, on ristlõikega ühenduses, laiupidi saab liigutada. Siis trossidega sama teema, et siin defineerisin väärtused, et kus see silde suhtes asub, et siin on ka sellised vahvad slaiderid, et saan neid asju siin liigutada. Nii ja naa, eks. Ja need väärtused siin ütlevad, et kus kohas on see trossi defineeriva spline'i punkt. Et see 0,3 on näiteks siin, eks. Siia 0,1. Siis see vasakpoolne punkt siin liikus. Undo. Samamoodi siin on siis kõrgused defineeritud. Neid saab ka siin sättida, kui vaja. Ja trossi geomeetria saab siis siit kenasti kätte ja kus mul nüüd siis jäigi see asi pooleli on see, et selle projekti nagu kokkupanek, et kõik see data oleks kenasti seal Sophisticus olemas ja kõik koormused oleksid kõigesti pealt. Aga idee on selles, et võib-olla kuidas kõige targem oleks teha on see, et viimases näites ka silla näites näitan ka, kuidas seal on üles asi ehitatud, et see Sophisticu moodul siin on need Sophisticu nupukesed ka, eks, ja siin on näha ka siis kõik need võimalused, mis siin Grasshopperis sisse ehitatud on Sophisticu, aga see tekitab Sophisticu projekti ja kui sa midagi muudad ja lased nii-öelda kalkuleerid selle uuesti, siis ta sisuliselt kirjutab selle eelmise asja üle, et sellepärast ongi võib-olla mõistlikum tekitada nagu eraldiseisvad sellised failikesed, mida sa saad siis Grasshopperiga genereerida ja mida sa saad projektile juurde hoopis tõsta. Pärast siis näitan ka, kuidas see toimib. Aga jah, nagu näete, siis tööriist on siin väga palju. Saab peaaegu et kõik ära teha. Vahepeal tasub niimoodi hoopis teha, et kui mingi funktsioon ei oska nagu koodi kirjutada või midagi, siis hoopis lähed siia Sophisticusse sisse. Ja parem klõps näiteks selle construction stages'i peale, lähed text editorisse ja siis siit sa saad tegelikult selle koodi kätte, võid selle sinna Grasshopperisse kopeerida ja ära kasutada. Et nagu ma enne ütlesin, et mõni insener arvab, et milleks nagu hakata siin näiteks seda pre-stressing systemit genereerima seal koodi kujul, kui sa saad selle siin väga lihtsalt ära teha. Vot, aga jah, kuna see on praegu poolik, et siis ma siin seda töövoo protsessi nagu läbi ei tee, aga jah, et üldiselt vist oleks mõistlik niimoodi, et see geomeetria võtta ja lihtsalt minna Sophisticusse siis täielikult üle kolida ja seal nagu edasi asju teha. Vot, ja siis võtame silla ette. Järgmise näitena. Nii, selline sild. Näitan natukene läbipaistvalt ka, et aru saada, mis siin täpsemalt toimub. Trosse täiseks. Selline ta välja näeb ja tahaks siinkohal ilmselgelt selline sild on nagu palju keerulisem kui see eelmine näide, mis mul on, et ei hakka siin neid asju läbi vaatama, lihtsalt kiiresti näitan neid üldiseid nii-öelda neid computer-aided bridge design funktsioone, et miks on hea Sophisticu silda projekteerida ja selleks ma siis lähen Sophi plussi. Kiiresti veel näitan ühe asja ära, nagu näete, siis see silla kõrgus on fikseeritud, eks. Terve sild on täpselt sama kõrge. Pärast näitan siis seda parameetrilist ristlõike muutmist. Nii, seekord näeb siis Sophi plussi mudel selline välja.
Ja kui me nüüd hakkame järjest vaatama, mis siin tehtud on, siis siin on selline master section, et ei ole lihtsalt selline lihtne rectangular beam, vaid kui paneme 2 luksu peale, siis on näha, et siin on nagu rohkem infoteks, et erinevad stress pointid, rohelised jooned on joon sarruse defineerimiseks, sinised punktid on shear cuts'id ja siis see kollane ala on selle jaoks, et tekitada nagu mitteefektiivne ala ristlõikele parameetriliselt. Ja see mitteefektiivne ala on siis näha ka siin, see hall klants, et sisuliselt see ala ei tööta kaasa, see serv siin ristlõikes ei tööta kaasa toe peal. Sellepärast, et lihtsalt tõmbejõud ei jõua sinna, kuna see paindemomendi püür tõuseb nii järsult. Et selle nimi on shear lag, kui keegi tahab lugeda või uurida. Lähme tagasi siia. Ja nagu näha, siis enne mainisin, siin on näha, et on aksis defineeritud, eks. Telg on siin. Kõik elemendid on selle telje küljes. Ja kui me nüüd hakkame, näiteks paneme top view ja hakkame vaatama, et mis siin nüüd teha saab, eks. Horizontal alignment. Siin saad siis sillale nii-öelda selle telgjoone kuju anda, siin saab kombineerida igasuguseid erinevaid variante, et line, arc, kloftoid, mida iganes. Teeme näiteks kaare kujuluseks, näidata. Võtan 70 meetrit, aga anname talle sellise raadsi, paneme okei. Näete, siis kohe see terve see mudel liigub kenasti kaasa. Trossid samamoodi. Koormused samamoodi, kaarekujulised telje peal. Paneme undo. Siis vertikaalselt samamoodi, kuna meil on, saab jällegi alguse ja lõpu kenasti paigutada, võib ka vahepunktu defineerida. Mõnikord ei ole sild täiesti horisontaalne. Ja siis on placements, jällegi sildade jaoks oluline, et sisuliselt saad defineerida kõik punktid selle silla juures, mis on olulised. Et esiteks toed, teiseks mingid kohad, kus näiteks ristlõige muutub või midagi muud huvitavat juhtub, ma ei tea, sarrus võib-olla muutub, mis iganeseks, et siin defineerid kõik need punktid ära. Ja siin on siis need parameetrid, variables, see ongi see non-effective cross-sectioni parameeter, eks. Siin on näha, et ristlõike laius läheb 3000 pealt silla keskel 2300 peale. See ongi siis see hall osa siin, eks. Ja niimoodi on siis siia kujutatud, väga lihtne on seda kasutada. Näitan kohe ka seda, see on hästi kerge. Nagu mainitud sai, sild on ühe kõrgusega. Teeme ta või nagu muutuva kõrgusega. Selleks lähen siia master section'isse. 2 luksu peale. Siin on olemas Cartesian reference. Ma tahan, et see nurgapunkt liiguks. Vajutan siia peale, valin selle section polygon ja tekitan sellise mõõdu siia. 1 ja teeme teisele poole samamoodi. Section polygon. Nii, kui ma valin ta, siis ma ütlen talle, et ole võrdne sellise parameetriga nagu height. Ta küsib mulle, et see ei ole defineeritud, aga sellest pole häda. Ja siin samamoodi. Height. Siis läheme ristlõikest välja, save-in ära. Ja kui ma nüüd lähen tagasi siia variables alla, siis tekitame selle height'i siia. Height. Ja meil oli muidu ristlõike kõrgus on 1250.
kopeerin selle väärtuse kohtadesse ka ja ma tahaks, et siin keskel hakkaks nüüd see kõrgus muutuma. Näiteks paneme siia 1500, täiesti keskel on 2000 ja siin 1500. Ja ma ei taha, et ta niimoodi järsult muutuks, vaid pigem spline'ina natukene ilusam. Nii, ta on muidugi siin väga võimendatud, aga vahet ei ole. Panen OK. Save'in ära ja kui ma nüüd ekspordin, siis võiks see mudelisse ilmuda. Nagu näete, siin ta on. Posti peaks ka muidugi ära nihutama allapoole, aga jah, niimoodi saab neid parameetrilisi tööriistu kasutada, saab muutuva ristlõikega sildasid teha, et neid parameetre võib sinna hunnikute viisi panna, et laiupidi, kõrguspidi, nurgad muutuvad ja nii edasi. Et see teeb sofistiku just tugevaks sildade projekteerimises. Ja sildadega on nüüd see teema, et siin on meeletult palju igasuguseid erinevaid tulemusi ja nii asi, mida vaadata, et ma päris kõige peale süveneda ei taha, ma lihtsalt näitan sama silda niimoodi arvutatud kujul, et ja näiteks võib-olla, mis võiks huvi pakkuda, on see traffic loader. Et siin saab siis erinevaid neid liikluskoormusi defineerida. Siin on väga palju erinevaid variante. Peaks katma kõik vajadused, mis on. Eks sildade projekteerijad teavad, mis siin täpselt olema peaks. See moodul on siis olemas selles Ultimate paketis. Ja siin siis construction stages, siin on natukene keerulisemad asjad lahendatud. Siin on isegi see, et kõigepealt ehitatakse sillasammas ja siis alles ehitatakse sild. See on ka veel nagu lahku aetud. Võime näiteks pilgu peale visata. Paneme amplituudiks 100. Nii, kõigepealt siis tehakse sillasammas. Sillasammas roomab natukene. Tuleb sild oma kaaluga peale. Sild tõmmatakse pingesse. Roomab. Asfalt peale. Jälle roomab. Ja selline on siis see lõpptulemus. Et nagu näha, siis see ülespoole kaardub ikkagi isegi, kui roome on ära toimunud. Ja siin on siis lõpuks ta arvutab välja selle silla jäikuse, et selle Ellaga saaks siis vaadata, kuidas sild liikluskoormusele deformeeruma hakkab. Aga seda osa meil siin praegu ei ole. Ja nagu ka näha, siis siin vasakul on kõik need erinevad kontrollid, pragude avanemised, dekompressioon ja nii edasi, aga jällegi see on nii mahukas teema, et kui teid see huvitab, siis mis ma soovitan teha on see, on nii, et YouTube'i Sophistic Rich Playlist, View Full Playlist ja siin on selle sama silla kohta nagu 17 videot, et kuidas reaalselt see sild üles on ehitatud, sammu haaval väga detailselt kirjeldatakse ära, miks mida tehakse. Ja viimasena siis viskaks pilgu peale ka Grasshopperile, et kuidas Grasshopperis silda võiks teha. Et siin ma tuginen väga tugevalt sellisele webinarile, see on siis Krzysztof Wojslavi poolt ja Andres van Breemani poolt tehtud webinar ja nad siis ka jagasid kõikidele vaatajatele seda mudelit. Et kui see huvitab, siis siin räägitakse väga detailselt ära kahes osas ka veel, et kuidas saab Grasshopperi mudeli Sophistikusse ja kuidas selle arvutatud saab ja samamoodi Krzysztof räägib, kuidas teklasse saada. Korra ikkagi näitan sellegi poolest, mida nad seal tegid, et tekiks mingisugune arusaam, mis seal toimub. Nii, tõstame
tõstame selle Grasshopperi siia monitorile ja vaatame, kuidas see välja näeb. Siin on siis 3D mudel. Kuidas ta Grasshopperis välja näeb, kenasti värvitud. Excelist on imporditud trosside koordinaadid, mis on mõnes mõttes natukene kummaline antud juhul ka, sellepärast et need ei ole parameetrilised. Kui ma nüüd peaks selle superstructure section sealt näiteks selle kõrgust kirjade depth'i muutma, siis tegelikult need trossid jäävad paika, aga peaks olema parameetriline mudel, aga kõik muud asjad liiguvad kenasti kaasa ja trossid ka muidugi kaarduvad kaasa, kui sellele sillale suurem kõverus anda. Aga mis ta on siin teinud, millest ma enne rääkisin, et on lihtsam võib-olla tekitada nagu sellised eraldiseisvad failid ja siin on ta ka niimoodi teinud, et on sisuliselt tekitanud faili, nii-öelda selle koodi faili Sophisticu jaoks sammastele, siis on tekitanud eraldi koodi faili sillale ja samamoodi on ta tekitanud ka eraldi faili trossidele. Trosside fail on siin ja kõik nad on teinud, või tähendab, kõik need failid on siis need TEDi failid, mida saab siis jooksutada Sophisticus. Ja mis ta siis edasi tegi on niimoodi, et kohe teen mudeli lahti. Siin üles. See on siis mudeli kaust ja siin on need 3 faili, mis ta siis lasi Grasshopperil genereerida. On siia mudeli kausta tõstetud. Ja nagu näha, siis siin on see data from Grasshopper, paneme edit, vaatame sisse ja siin on need samad failid. Lihtsalt annab käskluse, et otsi mudeli kaustast üles need failid ja laenad mudelisse. Ja siis laseb lihtsalt teha lineaarse analüüsi, mille ma olen juba siia ette ära teinud ja lõpptulemus on siis see, et arvutus toimib. Siia peaks tegema kõik construction stage'id ja igast asjad juurde. Või need Grasshopperist defineerima, aga ilmselt on mõistlik ülejäänud tööd ikkagi siin jätkata. Ja siin on siis ka pingestatud load case. Aga jah, et kui see huvitab, siis kindlasti vaadake neid webinare, nende koostööl tehtud webinare ja kui te ei leia üles, siis võtke ühendust, ma saadan lingi, aga peaks olema väga lihtne, et paneme Grasshopper, Sophistic ja Tekla. Ja kohe see esimene näiteks ongi. Aga praegu siis nendest näidetest kõik. Lähme tagasi põhi slideshow peale. Natuke näiteks veel nende pakettide kohta. Et ma rääkisin, et on olemas Professional, Premium ja Ultimate tekst ja kohe otsin õige lingi üles. Nii, see on siis kodulehelt leitav Products ja Sophistic PEM Packages. Et siin on need 3 package'id kenasti kõrvuti pandud, linnukestega saab vaadata, et mis puudu on. Aga jah, lühidalt öeldes on see, et Premiumiga saavad enamus insenerid, näiteks kui hooned projekteerid, siis saab sellega väga hästi hakkama ja kui lihtsamaid sildu teed, saad ka väga hästi hakkama. Aga kui hakkavad juba asjad keeruliseks minema ja trossid tulevad mängu ja nii edasi, et siis on ikkagi see Ultimate, millega teha. Ja see kaldkriips 50 siin Ultimate'i taga tähendab seda, et Ultimate on võimalik põhimõtteliselt poole hinnaga saada, kui sa oled nõus sellega, et sinu projekti maksimum suurus on 50 × 50 × 20 meetrit. Slideshow juurde tagasi.
Järgmine teema, et kuidas siis alustada. Kõigepealt muidugi 30-päevane trial kodulehelt. Pean igaks juhuks näitama ka. Nii. Downloads, eks, trial version, siit saab kätte. Siis järgmisena tutorials. Tutorialitega on see, et ta on natuke nagu naljakalt ära peidetud, sa pead minema siia infocentrisse, panema overview ja siit alt vasakult tutorials. Aga siin on väga häid näiteid, jällegi bridge design, erinevad sillad, composite bridge näiteks, võib-olla selline natuke tavalisem, terast alade peal plaateks, balanced cantilever, sellised variandid on olemas või kui üldse huvitab betoonhoonete näited on ka siin olemas. Et mingid beginners tutorialid väikeste hoonete jaoks ja nii edasi. Et väga mõnusad ja lihtsasti jälgitavad. Siis järgmisena on see bridge, webinarid ka muidugi, et selle leiab vast üles infocenter, webinars ja siin on igasuguseid põnevaid näiteid. Nagu näiteks see modeling of multi-geared precast bridges in sophistic bridge and infrastructure modeler. Ehk siis ongi see Reviti tööriist, et siin videos näidatakse, kuidas seda kasutada. Tundus asjalik. Ja siin on see analytical model generatori kohta üks webinar jällegi selle põhjal ja ühe presentatsiooni põhjal, mis ma sain. Võiks öelda, et tundub, et see analüütiline mudel, mis on Sophisticu tööriistaga tehtud, päriselt ka toimib ja on täiesti kasutatav. Ja edasi YouTube muidugi, Sophisticu enda kanal ja seal on ka teisi kanaleid, nagu see Sophistic for You ja muid tegelasi leiab päris palju õppevideosid. Ja sophisticforyou.com tooks veel eraldi välja, sellepärast et siin on väga sellised mõnusad näited. No, näiteks tahad alustada building design in Sophie Plus, teed lahti, kõik give me access now. Ma ei ole vist sisse logitud. Korra proovin, kas ma näen, saan teile näidata, mis siin on. Saab küll. Väga lihtne, osadeks jaotatud, räägib kõik kenasti läbi, videod on kõikide osade kohta. Räägib mõnusa rahuliku tempoga, aga samas õnneks on siin all olemas ka see speed funktsioon, et kui oled natuke kiireloomulisem, siis saad panna kiiremaks ka. Et väga soovitan Sophistic for You'd alustamiseks. Ja nii ongi, et Sophisticu poole pealt tänaseks kõik. Vaadake veel ka meie enda YouTube'i kanalit BIM Solutions Estonia, et seal on ka teiste tarkvarade kohta infot. Ka see video läheb sinna kanalile üles. Meie koduleht bimsolutions.ee, võib-olla leiab sealt ka midagi huvitavat. Ja enne kui lõpetan, siis tegelikult teemegi niimoodi, et lõpetamegi. Nii et tänan tähelepanu eest, et pidasite vastu. Läks üle tunni, aga vast ei pane keegi pahaks. Nii et olge mõnusad ja soovin teile kena päeva jätku. Järgmise korrani.